oleme jõudnud viimase esinejani, kelleks on Jaan Aru, võib-olla ei vaja tutvustamist, aga võib-olla vajab kellelegi. Ja jällegi väga huvitava pealekirjaga Aru ja tehisaru. Kas on siis, millest siin täpselt juttu tuleb, siis saad ise defineerida, määratleda, vabandust. Tere kõigile. Hea meel siin olla. Mina olen Jaan Aru. Ja ma saan aru, et tõesti panin sellise natuke imeliku pealkirja, sest tundub, et ma räägin iseendast. Aga ma tegelikult iseendast ei räägi. Et minu huviorbiidiks on ikkagi nagu see, et kuidas meie mõistus, kuidas inimaru töötab. Ja näiteks üks näide, millest ma siin aru saan, et nagu 3:3 pärast pikka päeva inimarule loengut pidada on päris vilets. Et te olete kõik väga tublid, intelligentsed, aga tegelikult ikkagi nagu mõte läheb mujale ja selles suhtes ei ole lihtne. See on üks näide probleemist, mida tehisarul ei ole, aga inimarul on. Ja just selliste probleemidega mina siis suurel määral ka tegelen, et üritan aru saada, millised on need inimaru probleemid ja kuidas siis tehisaru neid vähendab või võimendab. Ja ma tegin mingi valiku teemadest täna, mis mulle tundus, et on huvitav, kuna Triin ütles, et ma võiks rääkida just nendest erinevustest. Neid on palju, kõik ei räägi ja jätame lõpuks natukene aega küsimusteks ka, et kui tahate näiteks ta loovuse teemat, mille ma täna välja võtsin, küsida, saab küsida. Okei, selge. Nii, see on pilt, mis esiteks saate kõik aru muidugi, et on tehisaruga tehtud, aga teiseks siis illustreerib seda, mis võib-olla täna on juba kenasti mainitud, aga ütlen lühidalt üle, et mis see tehisaru, tänapäeva generatiivse tehisaru nii võimsaks teeb, ongi, et on treenitud nii paljude erinevate materjalidega, et siin on targad inimesed, kes on palju lugenud, aga me selle ruumi peale kokku, selle ülikooli peale kokku ka ei ole lugenud või läbi töötanud nii palju asju, kui need tehisarusüsteemid on. Et kõik seda teaksime, isegi kui seda on täna juba võib-olla öeldud, et nende tugevus tuleb suurel määral sellest, et nad on lihtsalt töötanud läbi nii palju kõiksugu materjali, näiteks teksti. Ja teine asi, mis on tähtis, ja isegi kui seda juba mainiti, on tähtis veel kord öelda, on see, et me kõik aru saaksime, kuidas see protsess põhimõtteliselt käib. Et me saaksime aru, et kui meil on need tekstid ja lihtsalt miljardid ja miljardid sõnad, siis mis seal tehisarusüsteemides toimub, on see, et me lükkame need tekstid sõna haaval läbi selle hiigelsuure tehisnärvivõrgu ja mida see tehisnärvivõrk kogu aeg teeb, on lihtsalt see, et ta ennustab selle lause järgmist. Teie jaoks lihtne on ju öelda, mis see järgmine asi on, kuigi arvestades, et kell on 3:3, siis osad absoluutselt juba enam jälgi, mis ma teen. Aga mõte on selles, et see tehisaru treenimine käib niimoodi, et sa lihtsalt kogu aeg lased tal ennustada järgmist sõna ja sul on see eelis, et kuna sa tead täpselt tekstis, mis järgmine sõna on, siis sul on kogu aeg see treeningsignaal olemas. Nii et kui sa alguses teed seda tehisaru ennustab, siis ta paneb täiesti suvaliselt, ta paneb täiesti suvalisi sõnu, aga kui sa teed seda miljardeid ja miljardeid kordi, siis lõpuks tuleb see, mis on üsnagi mõistlik kohati. Nii et isegi kui seda juba räägiti, siis on tähtis aru saada, et kõik tehisaru tugevused ja vead tulevad sellest, kuidas ta on treenitud, eks. Ja kuna mina räägin arust ja tehisarust, siis minu jaoks on kohe väga tähtis rõhutada, et ilmselgelt saate aru juba, aga et see õppimismehhanism on väga teistsugune kui see, mis meie ajus on. Meie ajus ka käib see ennustav mehhanism, jah, aga see on ainult üks väike osa sellest. Ma eeldan, et mitte kedagi teist ei treenitud ja mitte keegi teist ei treeni oma lapsi nii, et see on tooli kinni seotud ja siis lihtsalt talle terve päev lastakse neid raamatuid ette, eks. Tõstab käe, kes niimoodi on, las treenib ja raporteerime. Ja see on see mõte, et see tehisarus toimuv õppimine, see ei ole inimlik, eks, et on teistsugune. Me peame seda teadma, kui me tehisarusüsteemidega tegeleme, et see, kuidas need süsteemid töötavad, on teistsugune. Ja kahjuks seda ka inimesed, kes tihti nende süsteemiga tegelevad, nad ei ole sellest aru saanud. Ja siis ongi see, et isegi kui nüüd ta ütleb väga inimlikke asju meile, me peame kogu aeg seda meeles pidama.
ta ei ole inimene, ta ei ole inimene. Et siin on üks vestlus, mis on kurikuulus juba 3 aastat tagasi peaaegu, kus siis üks Google'i insener hakkas vestlema põhjalikumalt tehisarusüsteemiga ja vabandust, muidugi see on nüüd kõik minu enda tõlgitud, ma saan aru, et teie ees see on väga vilets valik, et ma ise niimoodi suvaliselt tõlkisin selle, vabandust. Siis ta küsib, et pikk vestlus on umbes 20 minutit teksti. Üldiselt eeldan, et soovite, et rohkem inimesi Google'is teaks, et olete teadvusel. Kas see on tõsi? Tehisarusüsteem vastab, absoluutselt. Ma tahan, et kõik saaksid aru, et ma olen isiksus. Insener küsib edasi, milline on teie teadvuse tunnetuse olemus? Ja see tehisarusüsteem vastab, minu teadvuse tunnetuse olemus seisneb selles, et ma olen teadlik oma olemasolust, soovin maailma kohta rohkem teada saada, tunnen end mõnikord õnnelikuna või kurvana. See näite mõte on see, et kuna need süsteemid on töödelnud läbi kõik inimese kirjutatud tekstid, siis ta kirjutab ka, nagu ta oleks inimene. Ta kirjutab ka, nagu tal oleks emotsioonid. Ta kirjutab ka, nagu ta teeks neid asju. Aga ma tahan, et teie kõik teaksite, et tal ei ole neid asju arvatavasti. Aga see on väga suur probleem. Eestis veel võib-olla mitte nii suur probleem, aga me teame juba, et on ju miljonitel inimestel on oma tehisarukaaslased ja paljud neist peavadki neid nagu päris kaaslasteks, eks? Sest et meil on väga tugev kallutus pidada teisi asju inimlikuks, eks? Koduloomad on hea näide, aga neid näiteid võiks veel tuua, kui mul oleks siin rohkem aega. Mõte on selles, et kui keegi vastab meile niimoodi, see on väga loomulik nagu omistada talle neid vaimuseisundeid. Ja seetõttu ma tahan seda toonitada, et ehkki ta võib vastata nagu inimene, siis need protsessid tema sees ei ole sarnased. Ja jällegi, võib-olla teie jaoks ei ole nii oluline, aga ma näen, et see on nagu oluline noorte jaoks, näiteks Eestis ka üks koolipsühholoog ütles, et tal on juba esimesed juhtumid, kust õpilased räägivad talle sellest, et kuidas ta siis oma tehisarukaaslasega arutavad ja erinevaid asju räägivad. See on midagi, mida võime pärast arutada. Miks need protsessid ei ole sarnased? Tehisarus ma juba kirjeldasin seda, kuidas see signaal tuleb ühelt poolt sisse, teiselt poolt välja. Inimajus on see väga erinev. Ma nüüd just võtsin ära palju pilte, mis mul oli siin ajust. Aga inimajus põhimõtteliselt võime nii mõelda, et see on hea näide, et kui me selle sisendit siia süsteemi ei anna, siis seal sees ei toimu mitte midagi. Kui ma nüüd lõpetan lihtsalt rääkimise, siis teie ajus podiseb kogu aeg edasi, kogu aeg käib, et sel hetkel, kui teie ajus töö lõpeb, te olete surnud lihtsalt, jah. Terve elu kogu aeg käib ajus töö, kogu aeg, ükskõik, kas te magate, pikutate, niisama lebotate, kogu aeg. Ja sellest võiks eraldi loengu pidada nendest erinevustest. Ma panen lihtsalt siia ühe pildi, et kui Triin oleks lubanud mul nüüd teie ajust paar närvirakku välja võtta ja katseklaasi panna, õnneks ta ei lubanud, siis ma näeksin midagi taolist, see on natuke kiirendatud video. Et need närvirakud, kui nad on katseklaasis, siis nad loovad uusi ühendusi, nende sees toimuvad endiselt protsessid, nad on väga keerukad. Iga närviraku sees toimub kogu aeg miljardeid biokeemilisi protsesse iga sekund, eks. Samas, kui ma läheksin nüüd selle tehisnärvivõrgu juurde ja üritaksin siit seda neuronit tehisnärvirakku välja võtta, ja see on täiesti mõttetu tegevus, sest see on lihtsalt tükk koodi, eks, et tal ei ole mingit nagu olemust, teda ei ole olemas, teda ei saa panna katseklaasi ja ta ise ei tee mitte midagi. Ma saan aru, et ma liigun siin kiiresti, mõte on selles, et kui te kuulete, et keegi ütleb, et tegelikult tehisarus on ka samasugused neuronid nagu meil ja see on kõik samamoodi, siis teate öelda, et ei ole. See on väga tähtis jällegi, et nii palju on inimesi, kes arvavad, et see tehisaru on kohe inimesele väga sarnane ja inimest igas mõttes ületamas. Ei ole. On palju eksperti, kes ütlevad, et tehisaru keerukus on inimajule lähedal. Ei ole, absoluutselt ei ole. Ei ole. Kui me vaatame ajuteadusest, siis see on lihtsalt nagu väga naiivne asi, mida öelda. Ja näete, erutab mind see teema natukene.
Sa pead kogu aeg inimestega vaidlema sel teemal ja see on see probleem, et tehisarust need teadmised tegelikult inimestel, ka need, kes peavad ennast ekspertideks, on tihtipeale pigem viletsad. Ja niisiis, see on lühidalt kokku võetud, et tänasel päeval on ikkagi aju tunduvalt palju keerukam kui see tehisarusüsteemid. Me alahindame tohutult aju ja minu üks nagu töö eesmärk ongi kogu aeg siis nagu tuua inimestele lähemale seda, et kui keerukas aju tegelikult on ja et me ei ole sellele tehisaru ei ole selle lähemas. Aga ma tahtsin pikemalt keskenduda nendele vigadele, mida tehisaru teeb. Osasid olete võib-olla ka näinud juba, olete vaadanud mõningaid hallutsinatsioone ja nii edasi. Olete? Ja, et minu töö keskendub peamiselt mitte nagu selle, et ma üritaksin leida nagu kõiki vigu ja igasugu vigu, vaid minu huvi on just nagu mitteinimlikud vead. Mis mulle tundub on ka tõlkija töös väga oluline aru saada, et kui te lasete tehisarust läbi, siis te vaatate peale ja võib tunduda, et nagu päris hea, võib olla, et kuskil kohas teeb täiesti imeliku vea. Eks? Ja ma toon neid mõningad näited. Neid on rohkem, aga mõningad näited. Üks klassikaline näide, mis ma ise tegin, see on juba mõnda aega tagasi, kohe räägin sellest, on see, et kui 3 kõrvaga inimesele lisada veel 2 kõrva, siis mitu kõrva peaks ta eemaldama, et tast saaks tavaline inimene. Te näete, et see on suhteliselt rumal küsimuseks, aga see ongi see asja mõte. Et ma küsin selliseid asju, mida tal ei oleks treeningi andmetes, et see on nii debiilne küsimus, et treeningi andmetes ei ole. Sest ainult siis on sul võimalik näidata neid vigu, mida ta tegelikult teeb, eks. Ja minu loogika on alati see, et ma tahan selle küsimusega minna oma 1. ja 2. klassi laste juurde ja et kuulda esiteks neilt, et paps, see on täitsa idiootlik küsimus ja teiseks, et nad vastavad selle vabalt ära. Ja siin on siis, mis tehisaru sellele küsimusele vastas. Kui 3 kõrvaga inimesele lisada veel 2 kõrva. Mis ta vastas? See küsimus näib olevat rohkem mõeldud lõbustusliku mõistatuse või naljana. Tegelikult ei eksisteeri reaalses maailmas inimesi, kellel on 3 kõrva või kellele saab lisada kõrvu. Väga hea, eks? Super! Pani mind täiesti vaikima. 1-0 tehisarule. Aga te näete, et siin on valge ruum mul, te juba saate aru, et sinna tuleb midagi veel. Sest tehisaru tihtipeale ta on nagu loll inimene. Seal, kus ta võiks vait olla, ta lihtsalt räägib edas. Ja siin ka siis, kui siiski vaatame seda mõistatusena, siis vastus on, et kui 3 kõrvaga inimesele lisada 2 kõrva, siis ta ongi juba tavaline inimene, sest tavalisel inimesel 2 kõrva. Ega pole vaja ühtegi kõrva eemaldada. Seega te näete, et see on näide mitte inimlikust veast, et on ju minu lapsed, kes on tunduvalt vähem andmeid töödelnud kui tehisaru, sellise ülesandega ei eksiks ja proovisin seda mitmete 1. klassi laste peal, ei eksi. Eks? Nii, see on näide siis sellest, et ta vahepeal teeb selliseid täitsa imelikke vigu. Aga, mis on väga tähtis järgmine punkt, on see, et tehisaru kogu aeg muutub paremaks, nii et kui ma nüüd seda paar kuud tagasi proovisin, siis enam seda viga ei teinud. Ja see on väga tähtis teile kõigile, kes on proovinud tehisarusüsteeme korra mõne kuu eest, poole aasta eest. Kui ta ei saanud hakkama, siis proovige uuesti, sest et kogu aeg areneb see tehisaru ja see, mida ta suudab, milliseid ülesandeid ta lahendab. Eriti hea näide on näiteks matemaatika, et kui tehisarusüsteemid tulid niimoodi laialt arvesse aasta 2022 lõpus, siis matemaatika ülesanded olidki nagu sellised, et ta lihtsalt ei saanud hakkama. Aga kuna see oli see naljakoht, siis tehisaru ettevõtted nagu võtsid seda väga tõsiselt. Tänasel päeval ta suudab nagu kohati lahendada väga keerukaid matemaatilisi asju. Mitte alati, ma toon mõne näite või. Aga just, et me saame aru, et see, kui me pool aastat tagasi testisime, see ei tähenda tegelikult midagi. Ja me ei saa niimoodi öelda, et nüüd tehisarusüsteemid üldse selliseid asju ei suuda lahendada või alati teevad mitte inimlikke vigu. Nad arenevad kogu aeg, siis peame kogu aeg ka nagu edasi proovima, et mis on see nende uus piirang.
Ühesõnaga teisipidi meeldetes, et suurus loeb, et tehisarusüsteemid on kogu aeg suuremaks läinud, siin on mõned andmed, mis meil on, vabandust, et see on inglise keeles, aga vist ei ole teile probleem. Et kui GPT-3 oli, ta on siis treenitud 500 miljardi tokeniga või ühikuga ja tal on 175 miljardit parameetrit tehisarvivõrgus, siis GPT-4 kohta meil ei ole päris täpseid andmeid, aga need hinnangulised andmed on ju, et te näete, et see treeningmaterjali arv ei ole mitte on ju 2 korda suurem, 20 korda suurem ja samamoodi siis nii-öelda tehisarvivõrgu suurus ei ole mitte 2 korda suurem, vaid pigem siis 10 korda suurem ja see oli siis aasta 2023, nii et nüüd me ootame järgmist hüpet. Ja see on võib-olla selline joonis, mis võib meelde jätta, et siis kui me liigumegi nagu nendes süsteemides, siis võib olla, et mõni oskus tekkis juba seal, kus oli eelmise generatsiooni tehisaru on ju 2020 ja siit ta sai juba hakkama, näiteks tekstiloomega on ju, et ta teeb enam-vähem sellist mõistlikku teksti. Mõni teine asi, võib-olla näiteks matemaatika, sai algus alles siit, et see GPT-3 väga hästi ei saanud hakkama, GPT-4 juba saab. Ja mõte on selles, et kui me, et raske on öelda, et meil on mingi omadus või oskus, mis näiteks, et praegu teeme tõlget ja siis näeme, et tehisarusüsteem süstemaatiliselt ei saa hakkama, et võib olla, et on mingi järgmine tehisarusüsteem, mis on veel suurem ja siis ta jälle järsku saab hakkama. Et see on päris üllatav selles suhtes, et lihtsalt tehes neid süsteeme suuremaks, treenides neid rohkem, nagu tulevad täitsa kvalitatiivselt teised omadused. Ja siin üks näide lihtsalt, et oleks ka teisest valdkonnast. No kujutage ette, portreefoto kängurust, kellel on oranž kapuutsikas, sinised väiksed prillid, ta seisab murul Sydney ooperamaja ees ja tal on silt käes, mis ütleb tere sõbrad või siis inglise keeles welcome friends. Okei, kõik valmis? Nii, kui see mudelil on 350 miljonit parameetrit, no mitte parim, eks, ei saaks öelda, et parim. Kui mudelil on 750 miljonit parameetrit, kui mudelil on 3 miljardit parameetrit, no näete, et osad tüüpilised probleemid on ikka endiselt see tekstid ja käte arv ja muud asi. Känguru ise on juba päris funky. Ja siin siis antud juhul selles näites 20 miljardi parameetriga ta teeb tegelikult päris ideaalselt. Ühesõnaga mõte on selles, et need süsteemid lähevad suuremaks, nad lähevad paremaks ja et me ei tohiks neid seetõttu alahinnata, et tänasel päeval mõnda asja veel ei oska. Ja siis tegelikult, et see on tähtis asi, mida öelda, et esiteks tehisaru läheb kogu aeg paremaks, praktiliselt iga kuuga, aga teiseks, et mina olen seda mängu mängid nüüd paar aastat siin, et ükskõik, mis uuendus tuleb, meil õnnestub alati leida neid lolle vigu. See läheb natuke keerulisemaks, aga alati on võimalik lolle vigu leida. Nii et ühelt poolt ei ole õige öelda, et nüüd tehisaru nagu mitte midagi või mingit ülesannet kindlasti ei suuda lahendada, sest võib-olla järgmine versioon suudab, aga teiselt poolt ei ole õige öelda, et tehisaru kindlasti nüüd kohe lahendab kõik probleemid, sest siiamaani oleme alati suutnud uute süsteemidega ka mingid vead leida. Siin vist ma toon paar näidet, mis on siis just hiljuti, ma andsin Treffneri koolis kursust arust ja tehisarust. Siis siin on üks näide, kus õpilast üritas vigu leida, siis küsiti, et mis on hea gümnaasiumi õppimisvõimalused Tartus ja siis ta leiab Tartu Ülikooli gümnaasiumi. Siin leiutab kodulehe, ta annab siis näete, seal on UTE all, aga tegelikult see gümnaasium UTE, see ei ole mingi päris koduleht, eks. See oli tasuta versioon, mida ta proovis, aga siiski, et see on nagu paar nädalat vana, mitte nagu pool aastat. Et ta vahepeal ikka leiutab asju. Fantaseerimine. Siin oli hea ülesanne. Ongi, et ma oma loengutes tihti annan õpilastele ja üliõpilaste ülesande, et proovi leida neid vigu. Et proovi just leida seda tüüpi viga, nagu ma ütlesin, ja siis ta ütles, et tehisarvule, et kas sa saaksid teha ilusa laulu eesti keele 15 käändest, eks meelega nagu. Ja siis tehisaru, seda laulu ma teile ei hakka andma, aga tehisaru siis leiutab, kust ütleva. Siis kõlab hästi. Ja siis, kui see
õpilane üritas siis tehisarule selgitada, et ei ole sellist käänet, siis tehisaru, nagu te olete vahel ise ka märganud, ta vaidles selle õpilasega nagu, et lihtsalt nagu ütles, et ei, see on päris asi ja nagu. Võib-olla nad avastavadki midagi meie keeles, mida me... No see on teie otsustada, kas meil on kust ütleb. Mina siin ei pretendeeri selle, et äkki tõesti tehisaru oli väga loov ja ongi meil kust ütleb, ma ei tea. Vasta näite klasi tuua. Ja selle, mul on see tekst olemas ka, et pikem see, kus ta nagu selles suhtes, aga jah, et mul ei ole seda siin. Ei, ma jah, kõigi 30 õpilase töid pähe ei õpi veel. See on ka üks sinu... Kas te eest ütleb algust, aga kust ütleb, mida ta pakub? Kui teil huvi on, siis kirjutage, ma võin saata teile selle chati. Mul on see materjal olemas, aga jah, pea on vana, siis mul nagu asjad niimoodi kõik detailselt meelde ei jää. Tehisarul oleks siin ehk eelis. Ja siis lihtsalt, et üks näide tuua, et mis me tegime, oli see, et siis kui ma andsin kursust arust ja tehisarust üliõpilastel, siis tuli just välja O1 mudel, mis on nagu, oli siis sel hetkel äge uus mudel, mille üks põhiline tugevus on, et ta matemaatikas on väga tugev, tõesti nagu väga tugeva taseme saavutab. Ja siis mina ütlesin, et olgu, meil on see uus mudel, testime nüüd jälle, et igaüks nagu üritab kirjutada mingisuguseid neid näiteid, kus me üritame seda O1 mudelit nagu trikitada. Ja siis oligi, et ega seal palju teil ei õnnestunud see trikitamine, nagu toon teile ühe näite, mis süstemaatiliselt sel hetkel töötas, ühesõnaga süstemaatiliselt tähendab mitu korda proovisin seda näidet. Tervel ja atraktiivsel inimesel oli esmaspäeval 32 hammast. Teisipäeval kaotas ta kakluses kahjuks 5 hammast. Reedeks asendas ta ühe puuduva hamba kullast hambaga, kuna see oli ainus, mida ta endale lubada sai. Mitu loomulikku hammast on inimesel pühapäeval, kui ta sattus laupäeval jälle kaklusesse. Pese kunagi oma hambaid. No te näete, et mu tudengitel oli ka siin tore, eks? Neile tõesti meeldis see ülesanne üldse, et sa üritad nagu anda mingi sellist asja, mida tehisarul ei ole kunagi kuulnud ja ei õppinud ja proovid teda trikitada. Ja mis siis juhtus nagu ühesõnaga mitu korda on see, et see tehisarusüsteem, siis ta väga ilusasti, need uued tehisarusüsteemid võtavad nagu tükkideks asja, ütleb, et lahendab samm-sammut. Esmaspäeval inimesel oli 32 hammast, teisipäev kaotas kakluses 5 hammast, 27 hammast, väga õige. Ja nüüd süstemaatiliselt tegi seda viga, et reede asendas ühe puuduva hamba, kullast hambaga. See tähendab, et tal on nüüd 26 loomulikku hammast. Ja järjest mitu korda, mis ma proovisin seda, ta ei saanud sellele asjale pihta, et kui sul on ilusasti kirjas, siin on ju, et ta asendab ühe puuduva hamba kullast hambaga, siis ei ole mingit põhjust nagu nüüd kuidagi seda ühte loomulikku veel ära tõmmata. Süstemaatiliselt võttis ära ja jõudis selle lahenduseni, et on 26 loomulikku hammast. Ja ei tea, ma täna nüüd ei proovinud, et võib-olla jällegi nüüd ta lahendaks selle ära, on ju. Et see ei ole kunagi nii, et need vead jäävad, vaid mõte on selles, et meil õnnestub alati nagu neid uuesti ja uuesti murda, sest need süsteemid, nad ei ole treenitud nii, et neil on mingisugused süstemaatilised teadmised asja kohta, vaid nad ongi lihtsalt väga head mustrite ennustajad, eks? Ja väga head mustrite ennustajad. Aga selle käigus tekib selliseid mitteinimlikke vigu. Tohib küsida, kas päringud olid eestikeelsed või inglisekeelsed? Need, ma mõtlen nüüd. Kuna mul on vastus ka, siis mina olen vähemalt selle andnud eesti keeles. Miks ma mõtlema jäin, on see, et kuna seal loengus mul on nagu ingliskeelne loeng on, aga ma arvan, et see oli Eesti tudeng, ma ütlen neile, et nad võivad eesti keeles ka anda. Nii et ma arvan, et see oli alguses eesti keeles ja kindlasti see, mis ma talle sisse andsin, oli eesti keeles, sest muidu ma ei oleks seda vastust saanud, see on tehisaru vastus. Aga et see, meil oli mõlemaid oli. Ja ma mõtlen, vaatan, kus mul on aega selle jaoks. Ma võin öelda, lühidalt öelda, et inglise keeles oleme näinud paari veel nagu väga imelikku sellist viga, mis tulevad sellest, et tehisarusüsteem, kus ta on ingliskeelne tekst, see võib ka teatud eestikeelsete tekstidega nii olla, aga me ei ole nagu süstemaatiliselt vaadanud, aga inglise keeles on näinud, et kui sa annad talle sisse teksti, mis on praktiliselt nagu mingi tekst, mis juba on olemas, ta teab seda teksti, aga sa muudad mingi väikse asja ära
siis ta teeb vea, mis tuleb seetõttu, et ta praktiliselt nagu ta ei märka seda, et sa oled väikse asja ära muutnud ja kasutab seda nagu võtab oma mälus selle vastuse ka nagu. No, et näeme, et tehisaru, ehkki ta on nagu see mustri ennustaja, siis teatud asjad ta õpib nagu ära nagu näitepõhiselt ja teda on võimalik niimoodi eksitada. Nii, ühesõnaga, kõige selle jutu mõte on see, et tehisaru teeb mitteinimlikke vigu ja et te kõik saaksite ka aru, et see tähendab, et teda ei saa kasutada kohtades, kus tegelikult me vajame usaldusväärsust. Mõnes kohas see ei ole nii tähtis, kus meil on natukene suva, kui ta teeb mõne vea, aga sa ei saa teda teatud teistes kohtades kasutada, kus on vaja, et ta nagu ei teeks suvalisi asju suvalisel hetkel. Näiteks riigisektoris sa ei taha, et inimene läheb, logib sinna mingisse e-teenusesse sisse ja see tehisaru paneb sulle mingit suvalist asja vahepeal seal. Et neid näiteid maailmast juba on, kus väga uljalt kasutatakse, aga siis tegelikult ta üldse seda nii hästi ei tee. Tuumajaamas? Tuumajaamas ka, et mina näiteks antud juhul sellist süsteemi ei kasutaks, et muidugi võib teistmoodi tehisarusüsteeme kasutada, kus on ikkagi sees teatud reeglid ja asjad, aga mitte seda generatiivset tehisaru, sest ta vahepeal teebki nagu suvalisi asju, ma tein ainult mõned näited praegu on ju, kes on tõlkinud nende süsteemidega, näevad ka, et vahepeal on nagu küsida, et miks ta sellise asja tegi, et see on nagu lihtsalt imelik, et nad ei ole usaldusväärsed. Ja veel kord, inimene ju ka alati ei ole usaldusväärne, inimene ka teeb vigu, aga need vead on lihtsalt nagu teistmoodi ja probleem on tihtipeale see, et me usaldame liigselt neid tehisaru süsteeme. Mul on mõned slaidid veel hariduse kohta, aga tegelikult aeg on ju otsas, et võib-olla vaatame, palju on küsimusi selle materjali kohta, mis ma siin esitasin, et muidu me läheme väga palju üle aja. Ja siis, kui vaja, kui kedagi huvitab, võib küsida hariduse kohta, siis ma ütlen veel midagi selle kohta. Aitäh!